Tere armsad kinnisvarahuvilised! Täna vaatame, kuidas on kätte jõudnud sügis mõjutanud kinnisvaraturgu, millises kinnisvarasektoris on toimunud reaalne hinnalangus, millisest kinnisvarast on meie Tallinnas puudus ning kus on hoopis hinnad tõusnud. Samuti vaatame, mis toimub üüriturul ning kõige lõpuks on mul teile ka veel üks tähtis teadaanne. Ning alustame ülevaadet kohe rabava uudisega. Kinnisvaraturul on oktoobrikuus toimunud lausa 2 rekordit. Tehingute arvus ning mediaanhinnas. Nimelt väga harva on ületanud Tallinnas tehingute arv 900 tehingu künnise, 927 tehingut ning seda on juhtunud läbi aegade 10 aasta jooksul vaid 7 korda. Mediaanhind tõusis 2103 euroni ning see on läbi aegade top 2 tulemus. Suure osa tehingutest ja mediaanhinnast moodustab uusarenduste müük, mille osakaal oli 28%. Ülejäänud on järelturu tehingud ning ka järelturu kinnisvara hind on tegelikult püsinud väga stabiilne. Reaalne hinnalangus on tegelikult toimunud tüüpkorteritega äärelinnas, kus hinnalangust võib täheldada umbes 5% võrra. Ilmselt on hinnalanguse põhjustanud just selle sektori ostjaskonna kõige enam mõjutada saamine tervisekriisi järel toimunud tagajärgedest. Siinkohal investorid, olge valvel, sinna on praegu hea teha ostupakkumisi ja osta endale veidi soodsamalt investeerimiskortereid. Kinnisvara ostu- ja müügiturul on tugev defitsiit luksuslikust kinnisvarast. Hinnatud asukohaga kvaliteetsetest materjalidest, kauni arhitektuuri ning kaasaegse tehnikaga eramutest on puudus. Nõudlus ületab täielikult pakkumist ning selle tulemusena on tegelikult majade müügihinnad jõudnud väärilisele tasemele. Kui veel mõned aastad tagasi oli korterite ruutmeetrite hinnad korrelatsioonis maja ruutmeetri hindadega täiesti paigast ära, siis nüüd võin tegelikult rõõmsalt teatada, et turg on küpsenud ning majade ruutmeetri hinnad on jõudnud turu väärilisele tasemele. Loomulikult on veel mõned olulised faktorid, mis aitavad saavutada parimat müügihinda, kuid nendest võin ma sulle rääkida juba siis, kui sa minuga otseühendust võtad. Turgu tuleb täna analüüsida erinevate sektoritena. Kui varem oli väga likviidne 2-toaliste korterite segment, siis tegelikult täna, kuna neid on tulnud Airbnb ja Bookingu kaudu väga palju turule, on see sektor veidi passiivsem. Teine sektor, mida ma juba ka eelnevalt mainisin, on luksuskinnisvara, mille järgi tegelikult nõudlus on hüppeliselt kasvanud, eriti 4+ magamistubade sektoris, mida on ääretult vähe pakkumises ning selles sektoris tegelikult on hinnad tõusnud, nii et kui sinul või sinu armsal tuttaval on sellist kinnisvara lihtsalt seismas, siis paneme selle kinnisvara kasulikult tööle ja leiame sinna head üürnikud, et siis võib sellest mulle rõõmsalt teada anda. Ning lõpetuseks tahan teile teatada ühe rõõmsa ja tähtsa teadaande. Varsti on meie kaunist südalinna pilti ehtimas kvaliteetne ja stiilne butiik-kortermaja, kus on kokku vaid 20 korterit. Kõikidel korteritel on 3-meetrised laed, väga avarad suured päiksepoolsed terrassid, majal on autolift, parkimiskohad, panipaigad ja suurepärane asukoht südalinnas. Täpsemat infot leiad sa kodulehe aadressilt www.43b.ee. Täna tasub kindlasti sellises asukohas korteritesse investeerida ja nautida südalinna elu võlusid, sest elu on ju nautimiseks. Kohtumiseni!